püsti tõusta. Nii ka teil saa tagumiste reas. Jaa, noor. Seisame ikka kõik sirge seljaga. Ei tasu olla nilode. Jaa, näed kõrval ilusest, sest tund on püha. Väga korralikult alustame ja hästi istuge. Nagu te kõik juba eelmisest tunnist teate, täitub täna meie kodukandi kõige tuntumal kirjanikul August Kitzbergi. Mitu aastat täitub tema sünnist? Vaatame kohe, keda me küsime. Katrin ei ole ammu vastanud. Katrin, palun. Ausõna, ma eile 2 tundi õppisin, aga ma päris kindel ei ole. Aga ma arvan, 170. Istu 5. Õige, 170 aastat. Tänases tunnis me meenutame August Kitzbergi loomingut. Oskate nimetada mõned teosed? Kohe koha pealt võib, jah? Libahunt, väga tubli. Piibelheneitsi, väga hästi. Veel, ütlen ette natukene, jah? Kauka? Oi, millised teadmised. See on meloodia minu kõrvadele. Nii väga hästi. Aitäh. Mõnel inimesel on ikka midagi tunnist ka meelde jäänud. Täna me siis kirjutame kirja. Ja kirjandi teemaks on täna, milline August Kitzbergi teos kõnetab mind kõige enam. Laseme nüüd enda fantaasia käima, jah? Ja tööle. Kirjad on vaja kirjutada. Kerge öelda, raske teha. Mis nad siin nimetasid? Kauka jumal, kui kirjutaks sellest? Rahast räägivad ju kõik. Aktsiiside tõus, automaks, päevakajaline teema. Loeme siis siit. Voh, raha. Raha peab mul olema. Raha. Seda olen ma vandunud, kui alles poisike olin. Mul ei pea olema naist ega last, sugulast ega sõpra, jumalat ega kuradit. Raha peab mul olema. Raha on võim. Raha on vägi. Otsi lalli, kes sekarda kolli, kui on kollil raha maitses suus. Raha mängib elus põhirolli, raha see on õnn ja armastus. Otsi lalli, kes sekarda kolli, kui on kollil raha maitses suus. Raha mängib elus põhirolli, raha see on õnn ja armastus. Kes segada kolli, kui on kolli raha maitses suus. Raha mängib elus põhirolli, raha see on õnn ja armastus. Tule raha. Pane tõrva. See on puha möga, pole elu ilma rahata. See ja taga sarve mahet süga, muure taga. Raha võim on suur ja igavene,
raha kõnetab kõiki. Hea teema. Või nagu ütles haridusminister, raha on meil. Kui mõtlema hakata, siis üks popimaid Kidsbergi jutustusi on Räime Reeda 10 kopikat. Midagi selles meeldib inimestele. Võib-olla see, et sama teksti saab väga erinevalt esitada. No peaaegu, et tragöödiana. Stop. No nii kurvalt ikka ei lähe ju. Vaevalt, et Kidsberg seda nüüd nii mõtles. No me saame lõpusamalt ka. Nii see vana inimene sul seal eeskotsi nuhutab. Vana Räimere, mis sinu siis viga on, et sul? Või teie minu viga ära aitate? Tuleb siia räägi, sul on sündinud üle koos ära. Kurat, hoppi talle kurkudu ja maksa, mis maksta on vaja, mis üle jätnud tagasi. Kas see siis nüüd mõni raha? On see 100 rubla ja küsi 90 rubla ja 90 rubla ja 90 rubla, 99 rubla küsi tagasi ja 90. Wow, ei no veel hullem. No me saame ooperina ka. Mis see vana inimene sul seal ees kõltsis Stopp! Nii ei lähe. Minema siit. Kohe. Jala vaid. Ei, võtame midagi muud. Rahast ikka ei saa. Liiga hull teema. Ajab inimesed puhta sassi. Pealegi mul on praegu pangakontol 4,52, aga telo andmemahtu tuleb juurde osta. Jumal küll. Ei, mitte kauka jumal. Mul tuleb sellest teemast ärevushäire. Õpetaja, kas ma palun tohin minna vett juua? Aitäh. Jätame raha ära. No ega maimu pole ju ka mingi lustilugu, aga seal on armastust, vabadustahet ja kirg on kujutleda, kuidas see kõik sündis siinsamas. Karksi, mu kallis kodu, kuis olid sa mul armas juba lapsena. Ilusad on sinu orud ja mäed, metsad ja laaned, järved ja jõed. Kui kallid on mulle sinu mälestused. Sinu pind on mulle püha. Sinu muinasjutud koovad kuldviire sinu radade ümber. Kauneid paiku ilmas paljusid tean, kuid kodu ikka ma kõiki
eest kallimaks pean. Kõike siin näed, orud ja mäed, kaunid metsad ja maad. Kodukoht karksi, lahkuda sinust ei saa. Kodukoht karksi, lahkuda sinust ei saa. Iitsed müürid, tummalt seisavad nad. Möödunud aegadest meile jutustavad. Kõike siin näed, orud ja mäed, kaunid metsad ja maad. Kodukoht karksi, lahkuda sinust ei saa. Kodukoht karksi, lahkuda sinust ei saa. Päeval päiksepaistel sinavad veed, õhtutuuledes koju kutsuvad looklevad teed. Kõike siin näed, orud ja mäed, kaunid metsad ja maad. Kodukoht karksi, lahkuda sinust ei saa. Kodukoht karksi, lahkuda sinust ei saa. See katkend oli nüüd maimust, aga eks libahunt on veelgi kuulsam. Kes olete teie huntide kõrval? Elate alalhoidlikult ja muretsete oma leiva palukese pärast. Te olete orjad ja mitte isandate tahtest, vaid enda valikust. Kuid hunt on vaba, ta tuleb millal tahab ja läheb millal tahab. Ja isegi kui ta on näljas, on sellel näljal vabaduse maitse. Ei lase mina ennast suu teie nimel kõidikuisse siduda ja seda te ei talu. See muudabki teid õelaks minu vastu. Nii et ma ennemini soekarjaga metsas ringi jooksen, kui talutoas sallimist kerjan. Teie olete minus murdi äratanud. Peljake nüüd! Osta hunti!
Nojah, hundid on ka päevakajaline teema. Nende küttimine ja arvukus. Aga libe tee, mine sa tea, mida õpetaja asjast arvab. Kas ta on hundi kallistaja või mitte. Igaks juhuks jätaks ka selle ära. Vot, Piibelehe neitsi. Ilus lastelugu. Ei saa alt minna. Öö läbi. Õhtust hommikuni oli vihma valanud kui oavarrest. Maapind oli pehmeks ligunenud ja kõik puud, põõsad ja rohuliblakesed kaelani märjad. Ja mõnes kohas metsa vahel heinamaal seisis vesi loikudena. Väike lillehaldjas Piibelehe neitsi. Veel pisem kui kõik päkapikud ja pöialpoisid seisis koidikul oma kodu ees. Maasikaõiehaldjad ja Piibelehe neitsi. Kes nad seal Kitsbergil kõik olidki? Aga mitte kõik õied ei ole Kitsbergil helged. Kas või jutustuse Maimu lõpus. Ühes kohas Karksi varemete lähedal kasvavad mustaspunaste õitega pigised tõrvalilled. Nende ligidal aga purpurkarva ilmetega lillekesed, mida rahvas Jeesuse verepisaratel lilleks süüa. Kas on mõlemad lilled surma saanud verest? Tärganud?
kutsun hiliseid laulema koju ja nad tulevad Männikumäelt. Kõige viimane udus veel ujub. Karksiloss nägi veel 100 aastaid uhkeid isandaid ja ahastavaid orje. Kuni tema 1710. aastal Vene kindral Šeremetjevi alla puruks langes ja selleks sai, mis ta praegu on, varemeiks. Neist üle aga tõuseb väike valge kirik, otse kui tahaks öelda, mina, issand, olen ja jään igavesti.
Aga räägime nüüd muudest asjadest siis. Mida teie kirjutate seal? Romaani? Romaani? Jumal küll romaani! Nojah, või midagi sarnast ilukirjanduslikku. Mis siin siis selle juures põlastada on? Romaan jäägub poolharitlastele. Ülesandeks kirjutada kopikküünar. Meilt, esimestelt ülikooliharidusega rahvatütartelt, tohib õigusega enamat oodata. Tõsist, teaduslikku, sihti ajavat tööd. Mina kirjutan väitekirja. Väitekirja. Oh
Uskumatu, et juba enam kui 100 aastat tagasi oli haridus nõnda oluline. Midagi pole muutunud. Muudkui õpi. Inimene õpib kogu elu. Sureb, aga kirjandusklassikud on surematud. Kui Kitzberg elab, mis tema selle kõige peale ütleks? Kas nagu siin oma kõnes Punga Mardi etendamise puhul Vanemuises? Heldekene elan alles, olen enese teada veel päris priske poiss ja juba ajalooliste hulgas. Tõesti, meie ajal elatakse ruttu. Enne kui veel märkadki, oled oma asjaga kolikambris, sind tuuakse sealt välja kui kurioosumit, kui vana aja vigurit, et olevaile põlvedele läinud aega ette kujutada. Ei, mina olen sinu looming. Mina olen ja jään. Ning nagu ütlesin su teoses, ma näen uusi ilusamaid aegu, vaba rahvast ja vaba maad. Peaosatäitjad Elise Hurt ja Markus Kristoffer Karv. AKG õpetajad, osatäitjad Ele Vilbach, Silvi Hannus, Arvo Lamp ja Keit Soosaar. Torupillidel Merili Kask, Kristiin Kala, Hanna-Lauren Loit, lauljad Mai Ambost, Elisa Soots, Berit Ruusväli, Liit Merisalu, Uku Kruuse, Birgit Vallas, Hanna-Lauren Roit ja Merili Kask. Piivelehe Neitsid, Arabella Saaremets, Anni-Loora Ruusväli, Rosanna Reinbach, Heleen Ilves. Hundikarri showtantsutrupist Wow! Hundiloitsujad, näiteringide õpilased. Rahakollid tantsurühmadest Segasummaks ja Tirkajad. Vinge. Osalevate huviringide juhendajad Liisi Vesselov, Ele Vilbach, Sirje Veerme, Birgit Vallas, Merili Kask, Elle Agar, Tiina Talvet ja Käilina Savka. Lavastaja, kava- ja liikumisjuht, kunstnik Birgit Vallas. Lavastaja ja tekst Katrin Johanson. Korraldus ja meediajuht Hanna-Lauren Loit.
heli ja valgus Leana Liivson. Täname kõiki abikäsi ja taustajõude ning sind, hea pealtvaataja, et sa laste tegemistele kaasa elad. Elagu Kitsberg!